tahaksin täpsustada, et mis vahe on siis Ayurveda Panchakarmal ja wellness programmil, sellepärast et inimesed ajavad neid tihti segamini ja mõlemaid nii-öelda turul pakutakse ja nendel tuleks osata vahet teha. Et mõlemad on head ja vajalikud, sõltub lihtsalt sellest, et mida sa soovid. Ja Panchakarma põhimõtteliselt on ikkagi selline sügav puhastus, kus puhastatakse sinu keha raku tasandil, millel on omad protseduurireeglid ja oma aeg, mis selleks läheb tarvis. See on siis minimaalselt 2 nädalat. Toimub siis nii-öelda sisemine ja välimine õlitamine, kus siis rasvaine, enamasti ki viiakse siis raku tasandile ja siis hakatakse nii-öelda nendest pehmendatud kudedest siis neid toksiine erinevate protseduuride abil välja viima. Aga see tähendab seda siis, et neid saab teha oma aja möödudes, sest et keha vajab teatud aega selleks, et need protsessid läbi teha. Ja wellness programmidel tavaliselt seda ei tehta ja wellness programmidel on tihti ka niimoodi, et inimestele pakutakse lihtsalt mõnusaid toetavaid selliseid Ayurveda teraapiaid ja need on hästi mõnusad ja see on hästi selline tore ja mõnus puhkuse veetmise viis. Aga sa pead arvestama nagu sellega, et lihtsalt kui sa teed nagu wellness programmi, et sellest ei pruugi olla sul kasu mingite haiguste tervenemise puhul, et see on lihtsalt mõnus lõõgastumise viis. Aga Panchakarma protseduurid on siis nagu alati arstid vaatavad üle, mida nad sinuga teevad ja väga oled sa täpselt arstide järelevalve all ja see tähendab seda, et siin tõesti võetakse ette kohe mingid konkreetsed probleemid, millega siis tegeletakse. Üks põhjus ka, miks ütleme, et Panchakarmat tehes sa pead hoiduma, et näiteks selline keskkond, nagu siin minu selja taga on, selline keskkond Panchakarma tegemiseks ei sobi. Sest et Panchakarmat ei saa teha mere ääres, kus on tuul, Panchakarma ajal ei ole soovitav käia rannas, päikest võtta, Panchakarma ajal ei ole soovitav tegeleda spordiga, ringi reisida, enda keha pingutada, et Panchakarma on selline aeg, kus sa peaksid võtma aja iseendale ja jälgima oma kehaprotsesse, mida sinu keha teeb ja mida sinu keha nagu nii-öelda tahab. Et see ongi see aeg, kus sa siis nagu jälgid, millal su kõht tühjaks läheb, millal sul on uni ja nii edasi, on ju. Et selleks samal ajal sa mitte midagi muud teha siis ei saa. Et see ongi see aeg, kus sa ise ennast jälgid. Ja samuti Panchakarma ajal võivad olla mõned sellised protseduurid veidikene ebameeldivad. Sa võid olla päeva jooksul väsinud, kurnatud, aga kui see mööda läheb, siis on jällegi olemine väga hea. Nii et sellel on olemas oma nii-öelda see benefit, inglise keeles on hea sõna, et oma selline hea tulemus. Ja igal juhul ma soovitan väga, ma olen ise Panchakarmat korduvalt kogenud ja teatud haiguste puhul, mida võib-olla isegi meditsiin ravinud ei ole, Panchakarma on abiks olnud. Või siis mida seal nii-öelda ei ole julgetud ette võtta, et Panchakarma puhul Panchakarma annab seda stabiilsust ja annab võimaluse kohe mitte nii-öelda väga drastiliselt ja kirurgiliselt läheneda. Et minul endal näiteks on kiltnääre alles, ma olen väga õnnelik selle üle. Aga mina soovitan sul Panchakarmat kogeda ja kui sa ei ole selliseks katsumuseks valmis, siis mine ja koge wellness programmi, aga ainus asi, ära nimeta seda Panchakarmaks ja ära oota selle tulemusi, mida pakub Panchakarma.